Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Lapsepõlves sai ikka puslesid kokku pandud ning poes riiulite vahel neid vaadates hakkas silma ikka, et päris tihti oli puslede peal üks loss. Nimelt Neuschwansteini loss Baierimaa lõunaosas. Ja täna ülla olengi sattunud sellel lossil lähistele. Matkan siin lähistel ringi ja vaatan ümbrust. Kahjuks ajapuudusel ei õnnestu ingliskeelse giidituuri võtta, niisama lossi sisse ei saa. Aga mis seal ikka ja lähme avastame, mis siin lossi ümbruses veel huvitavat on. Lossi juures ise piletit osta ei saa, seda tuleb teha siis siin külastuskeskuses. Lossi juurde ise läheb selline asfalttee, väidetavalt 40 minutit jalutamist, aga kui keegi ära väsib, saab ka puhata pingi peal. Üles alla saab ka sõita hobukaarikuga. Kas ma saan õigesti aru, et aitab ka mingi elektrimootor hobusid mäest üles vedada seda kaarikut. Hobused sõidavad iga ilmaga, aga väidetavalt praegu bussid ei sõida lume ja jää tõttu. Lossi lasi ehitada Baierimaa kuningas Ludwig II aastal 1869. Oma elu lõpuni ta seda lossi täielikku valmimist ei näinudki. Aga selles mõttes võib talle ikka tänulik olla, et ta sellise muinasjutulise lossi ette võttis. Kuigi väidetavalt vist ta kulutas väga palju suuri summasid selle peale ja olid suured võlad tal selle pärast. Kuninga jaoks visandas kunstnik Christian Jank pildi, mille järgi pidid siis juba ehitajad ja arhitekt lossi valmis tegema. Lossi juurde on tehtud eraldi vaateplatvorm, et saab ilusama vaate ikka teha ja ilusama selfie teha. Praegu talvel on selles mõttes isegi tea, et puud on lehetud ja lossi on siit kohast rohkem näha. Ülesse lossi ei tohi ühtegi kotti kaasa võtta, seepärast tuleb kõik need siia alla kappidesse jätta. Loss on ehitatud väga muinasjutulise koha peale, ühelt poolt on kõrged mäed, teiselt poolt on väga ilus vaade alla orule. Hetkel on ilm selline, et väga ilusat vaadet ei näe, aga sissepääs ise on siis siin. Nagu ikka on suure vaatamisväärsuse juures ka palju sellist suveniirikaid, siin paistavad ka lipud. Aga Eesti on ikka täiesti mõttetu riik, ega siin Eesti lippu võimalik osta ei ole. Praegu talvel on vähem rahvast, ikka turiste on. Väidetavalt suvel võib siin isegi lausa 6000 turisti päevas käia. Kohe selle Neuschwansteini lossi juures on ka teine loss Hohenschwangau. See jääb siis sinna poole ja täitsa ilus kollane. Ja kui hindadest rääkida, siis ühe lossi hind on 15 ja teisel on 21 sissepääs. Ja hobukaarikuga üles mäkke on siis 8 ja 5,5 eurot. Allmäge on odavam. Ja parkimine on 10 eurot. Parkimine oli kuskil seal tagapool. Aga loomulikult jalutades saab alati tasuta üles lossi juurde minna. Parkimisega oli ka väike huvitav seigakene, et kui müüja küsis, et kust me tuleme, ma ütlesin Eestist, siis juhatas mulle Naljeva, ehk siis putka juurest tuli vasakule keerata. Tegelikult ei saa pahaks panna ju, Eestis elab ju ikkagi üle 25% venelasi, nii et selles osas ei pannud ta ju palju mööda. Praeguseks siit Baierimaalt lõpetan, kindlasti külastage lossi ja nautige Baieri arhitektuuri. Hetkel ei olnud see ilm kõige parem, et ilusaid vaateid saada, aga mis seal ikka, naudime talve ja näeme õues. Hobused, kuidas läheb teil?
ühele maitses hirmsasti katt siin lutsis seda. jah, ohoh, on täitsa maitsev. See tähendab, et on soolapuudus, ei, vabandust, rauapuudus on ilmselgelt.